Fotopointi ajaveeb on Jaapanis Yokohamas CP Plus messil ja me oleme Nissini boksi juures ning Nissinil on uudis, mis koosneb 2 osast. Esiteks välklamp, aga selle välklambi juurde tuleb ka selline asi, nagu seda on saatja kaamera peale. Ja me vaatamegi lähemalt, kui võimekas see välklamp ja kui võimekas see saatja on. Selle välklambi kõige olulisemaks ja erilisemaks omaduseks on kindlasti see, et ta on juhtmevaba. Aga et teda juhtmevabalt kontrollida, selleks on olemas saatja Air 1. Saatja läheb siis kaamera välgukinnitusse ja on TTL režiimiga. Ja selle saatjaga on võimalik kontrollida kuni 3 erinevat gruppi välklampe. Ja neid gruppe saab eraldi kontrollida, ehk siis me saame 3 erineva grupi erinevaid parameetreid seada. Näiteks meil on praegu C-grupp ja me tahame C-gruppi puhul näiteks kompensatsiooni muuta. Ja kui me siit muudame saatja pealt, muutub see ühtlasi ka välkklambi pealt. Saame muuta ka pildistamisrežiimi, näiteks kas manuaal või DTL. Ja me saame kontrollida ka zoom'i. Näiteks valime siit Z-tähe zoom'i, valime, millist me kontrollida tahame. Vaatame, kas meil on näha. Nii. Ja nii me saame seda zoom'i kontrollida. Saatjal on siis mattekraan, väga mõnus on vaadata infot. Ja siin on siis mode nupp, millega siis saab valida, kas on siis DTL, eks ole, või manuaal või zoom'i, mida me kontrollime. On siis ratas, millega parameetrit muuta. S-tähega saab valida gruppe, mille vahel me teeme, ja on sisse väljalülitamise nupp. Ja töötab ta 3 patareide peal, 2 tükile, käinud siia sisse ja need käivad siit külje pealt. Ja nagu öeldud, kinnitub välgu kinga kaamera peal ja on DTL kontaktidega siis. Välkklamp ise on siis DI700A ja see on nüüd Nissini kõige uuem ja päris uus välkklampina siin Yokohamas CP Plus messil esitatakse. Ja hetkel on ta ka ainukene välk, mis selle Air 1 süsteemiga töötab, aga neid välke tuleb juurde. Välk ise on jällegist lihtne. Välguking, eks ole. Siin allpool DTL kontaktidega, nii nagu peab, metallist plaat. Sisse väljalülitamise nupp, mis toimib ka lukustusnupuna, kui me tahame näiteks seda ratast lukustada. Ning set-nupuga, millega saame kontrollida siis, kas me mis režiimis me pildistame. Ja ratta pealt saame siis kontrollida kompensatsiooni. Välkklambi pea, nagu ühel korralikul välkklambil on, saab ette üles alla ja ka vasakule paremale kuni täitsa taha välja keerata. Sisse on tal ehitatud veel lainurkhajuti ja peegeldi. Et selles suhtes kõik vajalik on olemas, mis ühel välgul olema peab. Kasutajaliides hästi lihtne, hästi mugav ja hästi loogiline, aga kõik vajalik on olemas. Et selles suhtes ma ütleksin nüüd üks lihtsamini ja loogilisemalt käsitletavaid kasutajaliidesid, mida mina näinud olen välkklampide peal üldse. Selline on siis CP Plus messil esitletav Nissini uus välkklamp DI700A. Lihtne, mugav ja mis peamine, töötab juhtmevabalt.